Riigikogu liige Arno Sild, küsisite hiljuti majandusminister Kristen Michali käest, et millal on kavas taastada rongiliiklus Võru ja Valga vahel. Milline see seis on? Ministri käest sain ma vastuseks niimoodi, et selle rongiliikluse taastamist ei peeta oluliseks, kuna tema arvates ja praeguse valitsuse arvates on inimeste liikumine hõre ja sellepärast ei ole otstarbekas, aga sellele ma vaidleks vastu kahel põhimõttel. Esiteks, praegu on kujunenud ju niimoodi, et käiakse tööle küllalt kaugelt ja tööle käiakse, ütleme, Võru-Valga vahel nii Valga poole kui ka Võru poole. See oleks tööinimestele juba väga vajalik liiklusvahend. Esiteks, ja minu arvates teine probleem on ka veel see, et Võru inimestel ei ole ju praegu mingit liikumise võimalust Euroopasse. Ei Tallinna poole, no Tallinna poole on veel bussiliiklus, aga Riia poole, et Riiast edasi sõita kas või lennukiga minna või mida iganes. See oleks väga oluline vahe selles, et sõidad Valka, Valgast sõidad kas Riia poole, sõidad Tallinna poole. Ja kui varem see rongiliiklus käigus oli, siis isegi inimesed Võrust Tallinnasse käisid rongiga, sest rongiga on ju isegi mugavam kui bussiga sõita ja niimoodi. Ja kuna nüüd praegu ka see Rail Baltica ju tehakse Eestimaa äärtpidi, siis seda enam Võru inimesed on ikka ära lõigatud sellest Euroopasse liikumise võimalusest. Ma olen mitmetel tuttavatel käinud vastas Appes, et tulevad Riiga, Riiast tulevad siis Riia Peterburi bussiga Appesse, siis Appest siis keegi sõber tuleb vastu, võt niimoodi käib Võru inimestel Euroopaga ühendus. Meil on veel sellest hästi, et meil on roopad alles, aga Haapsalul on veel kurvem, seal võeti roopatki üles ära, nii et seal on veel õnnetum lugu, aga terves Euroopas ja maailmas ju teame väga hästi, et rongiliiklus on üks kõige efektiivsemaid ja täpsemaid liiklusvahendeid, et inimesed saaksid kiiresti ühest kohast teisele. Kindlasti ministril hea vastus olemas, et rahvast liigub vähe ja see rongiliikluse taastamine on kallis lõbu nii-öelda, et maksab koguni 25 miljonit eurot. Et kas see on selline raha, mis nagu vääriks nii-öelda mängupanekut? Ma usun, et see raha on muidugi ka väga oluline, aga ma ütlen teiselt poolt, et praegu ju ei ole mingit, räägitakse igasugu valitsuse uuringutest, asjadest, aga selle rongiliikluse kohta mina küll ei leia mingit uuringut, mis näitab, et tõesti siin rongiliiklus käima panna, et see ei tasuks ennast pika peale ära. Uuringud ka ei ole mingid, see on lihtsalt selline suuline arvamus ja jutt ja et sellega tõrjuda kõrvale probleem jätta lihtsalt lahendamata ja see ongi kõik. Nii et alustada tuleks praegu uuringust? Mina arvan küll, et tuleks selgitada tõesti välja. Ta ei tea, mis põhjalik uuring olema, aga on võimalik ju selgitada välja. Palju inimesi käib Valga poole tööle, palju käib Võru poole, kuidas inimesed Euroopasse pääsevad liikuma ja nii edasi.